Jeruusalemm on linn, mille nimi räägib rahust, kuid vastupidiselt on siin valatud verd enam kui kusagil mujal maailmas. Linn, millest on kirjutatud raamaturiiulite kaupa teoseid, laule, poeesiat, loodud kunsti. Linn, millele mõeldes on tuntud lahusoleku igatsust, nutetud kibedalt, taas kohtudes rõõmustatud ülevoolavalt. Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks. Kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. See on linn, mille tänavas sillutistel on kõndinud maailma suurimate nimede jalad. Linn, millest rääkides lõpevad sõnad ja hakkavad rääkima kõige sügavamad hingetunded. Vaid Jeruusalemm on linn maailma linnade seas, millest võin alustada jutustust selliste sõnadega. Olen käinud siin linnas sageli ja siin on minu jaoks midagi, mis mind jälle ja jälle tagasi tõmbab. Ma usun, et see on Jeruusalemma vaimsus. Jeruusalemm, mis on jõudnud täna oma ajaloo grandioossuse tippu, on millegi erilise ootel. Kui käia siin linnas ringi, siis seda on lausa õhus tunda. Seda ei ole tegelikult võimalik anda edasi sõnadega, seda peab igaüks, kes tuleb siia linna, ise tunnetama ja kogema. Sellepärast, armas sõber, ma tahangi seda linna sinuga jagada. Jeruusalemma ajalugu on vaheldumisi tõe ja legendide segu. Vaatamata põnevatele väljamõeldud lugudele, millega giidid teevad oma jutu põnevaks turistidele, on olemas kindlad faktid, milledes kõige olulisem on see, et Jumal on tunnistanud linna enda omandiks. Piiblis väljendab Jumal oma kiindumus sellesse linna, mainides seda ainuüksi Vanas Testamendis üle 600 korra. Oma saadetes lähtumegi seisukohtade kujundamisel just faktidest ja linna omanikku väljendatud seisukohtadest. Tõde, sõbrad, on kusagil olemas, isegi Jeruusalemmas. Järgin saatesarjaga kronoloogilist järjestust, sest nii on Jeruusalemma kõige parem mõista. Rääkides Jeruusalemmast, me räägime Napoleoni koogist, milles on hulgalisi kihte. Täna on see kook meie ees lahti lõigatuna, tuues nähtavale erinevate ajastute erinevad perioodid. Kuid et seda paremini mõista, me peame hakkama liikuma altpoolt ülesse ristlõikes, sest nii on Jeruusalemma kõige parem mõista. Pole ühtki loogilist põhjust, miks Jeruusalemm peaks olema maailma keskpunkt. Kuid täna on kõigi pilgud järjest enam ja enam siia pöördunud. Miks? Sest kui Jumal valib ühe linna, siis on see automaatselt maailma keskpunkt. Jeruusalemm, linn, millel puuduvad igasugused loodusvarad. Siin pole sadamat, siin pole jõge, siin pole ainsatki põhjus strateegiliseks tähtsuseks. Suvel kõrvetab siin kuumus, talvel lõõskavad siin külmad tuuled, siit ei kontrollita mitte ainsatki kaubateed ja sellel puudub igasugune geopoliitiline tähenduslikkus. Mark Twain, kes tuli Jeruusalemma aastal 1869, oli imestuses selle üle, et jalutuskäik ümber vanalinna võtab vähem kui tund aega. Jeruusalemma vanalinn asub umbes 0,9 ruutkilomeetri suurusel territooriumil ja müüri ümbermõõt on alla 2 kilomeetri. Ei ole just eriline metropol.
Jeruusalemm ei ole kunagi hiilanud erilise maailmakuulsa kõrgkultuuriga. See pole olnud ärikeskuseks nagu Pariis, New York, London, Tokyo, kuid miks siis on see olnud ihaldusobjektiks kõikidele maailma impeeriumitele, supervõimudele? Milleks käib selle linna rajamisest alates peale rebimine võimu ja kontrolli pärast, poliitilistel ja ka religioossetel põhjustel? Milleks siis just Jeruusalemm? Kui sa pole näinud kohalikes uudistes hiljuti uudiseid Jeruusalemmast, siis ilmselt sa oled üks vähestest eranditest. Kuid see, mis jõuab peavoolu meedia uudise künniseni Jeruusalemmast, ongi see, mis ilmestab selle linna võitlust kõige paremini oma identiteedi pärast. Sest Jehova on valinud Sioni ja himustanud teda enesele eluasemeks. Piibli kirjeldatud sõnum Jeruusalemmast muutub eriliselt õrnaks. Läbi Piibli lehekülgede on Jeruusalemm synonüüm naisest, pruudist, keda armastatakse, kuni Hoorani, kes truudust murdes Jumala soosingu kaotab, isegi teatud kohtadel tema viha alla langeb, kuid seda alati ainult teatud ajaks, kuni Jumal jälle pöördub ja annab talle armu ja meeleparanduse võimaluse. Jumal armastab oma pruuti Jeruusalemma sedavõrd, et annab talle ikka ja jälle uue võimaluse. Jeruusalemm on ainus linn, millele Jumal pühendab oma sõnast terve raamatu. Seda küll nutvas võtmes. Raamatu, mille nimi on Nutulaulud. Pärast seda, kui linna on tabanud järjekordne häving. Jeruusalemm on ainus linn, mis eksisteerib nii taevas paralleelselt kui ka maa peal. On uus Jeruusalemm, mis tuleb alla taevast, mis on ehitud kui pruut oma peigmeele. See aga on pilguheit tuleviku Jeruusalemmale. Kuid siin on maapealne Jeruusalemm, kus on asunud läbi erinevate ajastute juba 3000 aasta vältel Jumala ligiolu. Isegi neil ajastutel, kui paganad on seda tallanud. Paganate ajad on aga peatselt saamas täis. Siis on see linn ainult Jumala pühaduse päralt. Ainult Jeruusalemmal on sedavõrd ülevad tõotused Jumalalt. Ma kõnnin kohas, kust Jeruusalemma linn on saanud oma tegeliku alguse. Seda kohta täna kutsutakse Taaveti linnaks, aga Jeruusalemma linnast on juba leitud inimasunduse märke 3200 aastat enne Kristust. Sel ajal oli linna tema uruk juba 40 000-lise populatsiooniga linn ja siit mitte kaugel asetsev Jeriko oli siis juba müüridega kindlustatud linn. Siin kohas elasid kaananlased, nad matsid oma surnud koobastesse ja ehitasid siia omale maju. Kuid 1900 aastat enne Kristust, kui Hammurabi hakkas peatselt oma koodeksi kirjutama, siis elati siin taas. Seda kinnitab meile Luxori lähedalt leitud potikild, millel mainitakse linna nimega Uras-Salim. Uras-Salimil paistab esile õhtutähe Jumala Saalemi nimi. Sel perioodil taotles Egiptus Kaananimaa üle ülemvõimu. See on ilmselt põhjus, miks selline keraamika leiti Luxorist. Uras-Salimi nimi aga võis tähendada Saalem on rajanud. Aastal 1458 enne Kristust vallutas Egiptus Kaanani. Egiptuse ürikud räägivad siinsetest asevalitsejatest, kes meeleheitlikult kaitsesid oma linnaröövlite ja naaberkuningate rüüsteretkede eest. Umbes 100 aastat hiljem ehitasid jeruusalemlased siia
ohveli künkale astangulised terrassid, mis on tänapäeval osaliselt välja kaevatud. Just sellise linnuse valutaski kunagi Taavet. Kuid tegelikult on Jeruusalemma linna tekke põhjuseks selles karuses piirkonnas see veeallikas, mis siin all tunnelis on tuhandeid aastaid juba puhta veega voolanud. Ajal, mil puudus puurkaevude ja pikkade veetorustike vedamise tehnoloogia, oleks ilma selle veeallika veeta elu selles karuses piirkonnas rohkem kui võimatu. See allikas, mida me täna tunneme Gihoni nimega, voolas läbi kaanalaste rajutud tunneli linna ja arheoloogia räägib, et allikat ennast kaitses torn, millel olid kuni 7 meetri paksused müürid. Ja müüris olid ligi 3-tonnised kivid. Kõrgemalt künkalt on leitud müüride säilmed, mis on Jeruusalemmas kõige vanemad. Jebuuslased olid esimesed, kes ehitasid müüri ümber linna, kuid jätsid miskipärast allika väljapoole linnamüüri. Allika juurde ehitasid nad esimesed teada oleva värava sissepääsuks linna, mille kaudu toodi ka vesi linna. See aga jättis allika kättesaadavaks linna vallutajatele. Nendest säilmetest näeme, et kaananlased olid meisterehitajad. Enne kui tuli 2000 aastat hiljem kuningas Herodes Suur, kes demonstreeris Jeruusalemmas veelgi kõrgema pilotaaži ehituskunsti. Kuid minu jaoks on täna oluline küsida, mis oli siin ennem Taavetit. Kuigi detailid Taaveti eelsest Jeruusalemmast on vägagi lünklikud ja hägused, räägib arheoloogia meile siiski väga selget keelt. Siin elati, siin olid inimesed ja siin olid asundused. Kui Joosua oli vallutanud Kaanani maa, rajas ta oma peakorteri põhja poole Jeruusalemmast Sekemisse. Sel ajaperioodil valitses Jeruusalemma üle kuningas nimega Adonitsedek. Nime järele võib arvata, et ka tema oli preester kuningas, nagu Melkisedeki, kuid tema ei teeninud sama jumalat kui Melkisedek. Kui Adonitsedek, Jeruusalemma kaananlastest kuningas, sai Joosua sõjavägest lüüa, ei suutnud Joosua väed siiski Jeruusalemma mäelinnust täiesti vallutada. See vallutus pidi ootama veel umbes 400 aastat, mil möödusid kohtumõistjate raamatu sündmused ja tundmatust Moabiidi tüdrukust Rutist sai kuningas Taaveti vanaema. Jeruusalemma rajamise ajas ja kontekstis on oluline jumalik ajastus ja sündmuste kokkusattumiste jada. Aga selle maiuspala pakendist lahti harutamise jätame juba hilisemaks. Järgmine infokild Jeruusalemmast on mainitud Joosua raamatus, kui selle asunduse nimi, mis siin asetses, oli Jebuus. Siin elasid hiiglased, räägib piibel, keda isegi Joosua ja Kaaleb ei suutnud enesele alistada. Nii jäi see linn valutamatuks kuni Taaveti kuningaks tõusmise ajani. 25. laulus pilkasid jebuuslased Taavetit ja Iisraeli jumalat ja see sai neile saatuslikuks. Taavet vallutas linna, mis oli tollel ajal vaid mäelinnus, kasutades selleks tunnelit ja lõi puruks jebuuslased. Aga sellest räägime juba üksikasjalikumalt järgmistel kordadel. Hebra kiri räägib meile Melkitsedekist kui kellestki, kes oli ilma alguseta. Kas see võib olla vihje Melkitsedekile kui Noa pojale Seemile, kes oli veel ainsana elus eelveeuputuslikest inimestest? Arvestades tema vanust, oli see kindlasti võimalik. Kes oli see salapärane kuningas preester Melkitsedek, kes elas siin Saalemis? Ja mida ta siin õieti tegi? Ta läks vastu Aabrahamile, sest need kaks sama kõige kõrgemat jumalat teenivat meest tundsid teineteist. Aga kui Melkisedek oli preester ja kuningas, siis pidi ju olema rahvas, kes kummardab sama jumalat.
ilmselt ilmutab see meile täna tõenäosust, et juba siis kummardati Saalemis elavat Jumalat. Jeruusalemma nime seletust on tõlgendatud erinevalt, kuid selles on vaieldamatult sees 2 heebreakeelset sõna. Ir, mis tähendab linna, ja shalom, mis tähendab rahu. Linna üks vanematest nimedest on aga Saalem. Hebra 7.2 ütleb meile nii: kellele ka Abraham jagas 10 kõigest saagist ja kes on esmalt, nagu teda tõlgitsetakse, õiguse kuningas, aga siis ka Saalemi kuningas, see on rahu kuningas. Nendel kividel on kõndinud maailma suurimate nimede jalad. Taavet, Saalomon, Jeesus, kuid ka ristisõdijate ja moslemite ülemused ja kaliifid on siin kõndinud. Kuid ainukene rahvas, kelle kohalolek on olnud selle 3 milleeniumi vältel püsiv Jeruusalemmas, on juudid. Jeruusalemm, see on juudi rahva hing. Ilma Jeruusalemmata ei oleks judaismil mõtet, sellepärast et ilma Jeruusalemmata ei ole Jumalal paika, kus oma rahvaga kohtuda. See on aga peaaegu et liiga ränk koorem, mida ühele rahvale ja linnale kanda. Armastus selle linna vastu on hoidnud juudi rahvast elus, ükskõik, kus nad ka ümber maailma laiali pillatuna ei viibiks. Igas juudi kodus on üks tükike seinast, mis on krohvimata jäetud. See meenutab neile hävitatud templit. Pulmarituaalis lööb peigmees jalaga puruks tassi, mis sümboliseerib juutidele templi hävingut. Nad võtavad palvetades alati suuna Jeruusalemma poole, ükskõik, kus nad ka ei viibiks, olgu nad kas või lennukis. Paasapüha lõppedes on üle maailma elavatel juutidel soovida teineteisele vaid üks südamest lähtuv soov. Järgmisel aastal kohtume juba Jeruusalemmas. Iga sureva juudi soov on olnud saada maetud Jeruusalemma. Täna tundub Jeruusalemma külastajale ehk veider, et linnapilti ilmestavad sedavõrd rohked hauad. Õlimäel on neid umbkaudu 150 000. Matmispaiga hind siia aga maksab alates $50,000. Kuid see on lootuseks siinsetele surnutele, et kui Messias saabub Õlimäele, nii nagu kirjad ütlevad, siis ta äratab surnud ülesse esmalt ja need, kes on kõige lähemal, saavad esimesena sellest osa. Selleks aga ei ole ükski hind liiga kõrge, et seda maksta. Tempel, mis oli Iisraeli rahvast koos hoidvaks magnetiks, sai hävitatud aastal 70 Rooma väepealik Tiituse poolt. Ainukene osa, mis sellest veel tänaseks säilinud on meie taamal olev väike osa sellest müürist, mida nimetatakse täna nutumüüriks. Linna hävitamise ajal põles suur tulekuumus, millega linn põles. Ja see pani kulla voolama, millest oli tempel suures osas tehtud. Kuld voolas kivide vahele ja roomlased, et seda kätte sealt saada, pidid lammutama templi kivi haaval. Nii nad täitsid sõnasõnaliselt Jeesuse ettekuulutuse, ei jäeta siia alles kivi peale, mida maha higistaks. Jeesus profeteeris, et Jeruusalemmas saab paganatele sõjasaak, kuni nende ajad täis saavad. Nii on Jeruusalemmas saanud veel üks ajastute ennustusmärk, mis näitab meile aega, mil lõpeb mittejuutidele Jumala päästearmu jagamise periood. Jeruusalemm on nagu kell sinu randmel, mis näitab ajahetke igavikulises kalendris. Iga järjekordne rahu läbirääkimiste initsiatiiv Iisraeli ja palestiinlaste vahel lõpeb koheselt, kui päevakorda tõuseb Jeruusalemma jagamise küsimus. Nii kui inimese hing ei ole võimalik kellegagi jagada, ei ole võimalik jagada Jeruusalemma.
Jeruusalemm on saanud uimastuse karikaks ja tõstekiviks, nagu seda on ette ennustanud üks Vana Testamendi viimastest prohvetitest, Sakaria, kes just nimelt on maetud sellesse hauakoopasse. Kuid viimane Jeruusalemma paganate tallamise periood algas peale, kui britid võtsid 30 aastaks linna enda valdusesse. Peale britte oli veel viimane jupikene jordaanlaste aega ja siis 1967 aastal vallutasid Iisraeli väed Jeruusalemma, millest annavad ka tunnistust need kuuliaugud Sioni väravas. Ühendades selle ja seades selle enesele igaveseks ja jagamatuks pealinnaks. Jeruusalemm, mis on juudi rahva hing, sai taaskord ühendatud oma olemusega. Põhjus, miks Jeruusalemm on juutidele püha, rajaneb sündmusele, kus Jumal käskis Aabrahami tulla Hebronist, kus ta elas tollel ajal, 3 päeva teekonna kaugusele põhja poole, et ohverdada temale oma ainukene poeg Iisak põletusohvriks ühel mäel. See mägi aga oli juhtumisi just seesama mägi, millest veidi allpool asetses tolleaegne Jeruusalemma eelkäija asundus. Seda mäge kutsuti siis Mooriaks. Nähes Aabrahami ustavust, peatas Jumal tema poja ohverduse ja asendas selle viimase ohvrisurma ohvrijäraga. See sündmus aga viitab 1800 aastat ettepoole, kus juhtumisi samas linnas asendas Jumal oma poja ohvrisurmaga kogu inimkonda, toimetades viimase vajaliku asendusohvriteenistuse iga inimese patu eest. See on põhjus, miks Jeruusalemm on püha linn täna kristlastele. Moslemite põhjus Jeruusalemma pühadusele on aga väga ebaselge. Koraan kirjeldab meile sellist seika, kus Muhamed läks oma hobuse burakiga üles taevasse öises nägemuses. Koraan ei anna meile selle koha täpset kirjeldust, vaid ütleb selle kohta lihtsalt kauge pühamu. Moslemid on aga selles vankumatud kindlad, et paik on kindlasti Jeruusalemm ja koht on tänane Templimägi. Rohkem tõenäoline moslemite Jeruusalemma kiindumise põhjus on aga hoopis selles, et nad on siin erinevate impeeriumite ja dünastiatega valitsenud juba 1200 aastat, ehk siis kauemgi kui Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi sugu kokku. Samuti ei maini Koraan kordagi Jeruusalemma nimepidi. Kui moslemid palvetavad Jeruusalemma templimäel näiteks, siis nad keeravad oma näo alati Mekka suunas ja seljaga Jeruusalemma suunas. Vastupidiselt juutidele, kelle pühakirjas on Jeruusalemm nimetatud üle 600 korra ja nende palvesuund on alati Jeruusalemm. Moslemid kutsuvad Jeruusalemma araabikeelse nimega Al-Quds. Aga kui tänapäeva juudid emigreeruvad tagasi kodumaale, kasutatakse hebre keeles sellist väljendust Alaya, mis tähendab kõrgemale paigale ülesse minemist. Juutide jaoks ei ole täna olemas kõrgemat kohta, kuhu üles minna kui Jeruusalemm. Maailmas on palju linnu, mis on kuulsad. Mõned oma asukoha, teised oma suuruse, mõned ajaloolise tähenduse või rikkuse tõttu. Jeruusalemmal pole neist omadustest aga ainsatki. On vaid külmad talved, kuumad suved, kuid ometi värisevad kogu maailma poliitilised jõud selle ees. Jeruusalemm on ainus linn maa peal, mille tõotused ulatuvad igavikku. Jeruusalemm, see on tõotuste linn. Iidne Jesaja profeteerib sellest, et Jeruusalemm saab olema Messia valitsuse pealinn.
ja seda terveks 1000 aastaks. Sellest linnast valitseb rahuvürst, kelle sõna rahvad võtavad kuulda. See kuldne värav meie taustal räägib sellest, kui Messias tuleb Õlimäele, siis ta siseneb sellest väravast sisse ja valitseb kogu maailma sellest linnast. Käesoleva aja sündmuste valguses ei pruugi see tõotus enam suurtes kaugustes ollagi, pigemini lähemal, kui me arvame. Kuid meie jätkame selle linna ajajärkude avastamist, et mõista ja tungida sügavamale jumalikesse seosetesse. Me tahame mõista Jeruusalemma saladusi, mõista Jumala valikute põhjuseid, mõista, miks armastavad seda linna need, kes armastavad Jumalat ja pisutki tajuda, miks kirjutas psalmist järgmised sõnad. Sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu. Jeruusalemm oli ainukene linn, mille saatus prohvetlikult ette nähes Jeesus nuttis. Me tahame sind mõista, Jeruusalemm, sa armastatud linn. Põhjus, miks Jeruusalemm on täna taas tõusnud tulipunkti, lähtub Sakarja prohvetlikust ennustusest, kes on maetud just sellesse Õlimäel asuvasse hauakoopasse. Hämmastav aga ei ole mitte ainult see, et tema profeteering on sedavõrd täpne, vaid isegi tema nimi tähendab heebrea keeles Jumal on mäletanud. Nõnda ütleb vägede Jehova. Minu linnad voolavad taas jõukusest üle ja Jehova trööstib taas Sionit ning valib taas Jeruusalemma.